Protsentülesannete lahendamine siis võrdekujulise võrrandi abil. Nii. No näiteks meil on teiega nii, et meil on teiega jälle protsent, kui sa veel ei oska, see on palju kergem. Ma arvan, valemite vihikus ei ole vaja lisateema. Nii et meil on esimene tüüp ülesanne oli nii, et osa suuruse leidmine kui on antud protsendi ja siis tervik on antud, jah? No näiteks, leia, no võtame lihtsa näiteks 40%, no paneme 600 grammisest pitsast, et see grammist, et see on siis terviku suurus, jah? Terviku suurus. See on osamäär protsendina. See on osamäär protsendina. Nii, osamäär on siis osa tervikust. Mis sa arvad, et tervik on alati see, millest sa otsid osa tervikust? Ja tervik on alati, kui me protsentides räägime, siis on 100%. Nii et pane tähele, kuidas me saaksime selle võrde abil. Et 600 grammile vastab protsentides 100%, sest see on tervik. Tervik on alati 100%. Aga vot 40%, mis me rääkisime, mäletate selle vastavuste nagu kirja panemisel, et info protsentides läheb protsentide alla, aga grammid grammide alla. Meil on X grammi. Ja nüüd tekkis meil siis, kui on meil siis suurused siis võrdelised, siis nende jagatised on võrdsed. 600 jagatud X-iga, paneme murrujooned vahele, võrdub 100 jagatud 40-ga. Oli nii? Eile rääkisime. Ja võrdekujuline võrrand, ristkorrutis, siit tuleb siis 100 korda X, võrdub 40 korda 600 ja siis 100 X-i võrdub 24 000, jagame 100-ga ja Erika, ja. Aga me jõuame, meil on veel üks tund täna. Et mis siis ikka? 100x, ma ju jagan 100-ga, võtan 240 grammi. Pange tähele, kui mina näiteks teeksin siin peast 10% kaudu. 10% on kümnendik osa 60 ja 40% 4 korda rohkem kui 10% kord on 4, aga 60 korda 4, 240. Et pane tähele, see meetod on vana hea meetod. Niiviisi õppisid teie vanemad, ma usun, koolis. Et kui te küsite abi, siis ma usun, et nemad teevad teile võrdeabi. Võib ka. Mina aktsepteerin ükskõik millist meetodit. Tee nii, nagu sul on parem. Selles mõttes, et siin ei pea teadma, mis tüüp on. Mitte midagi ei pea teadma. Sa pead teadma, et tervik on alati 100% ja sa pead suutma selle vastavuse koostama. Nii. Öelge mulle, kas on okei? Lähme edasi teise tüübiga. Okei, no kas öelge või kirjutage, kas on arusaadav? Ja on. On küll. Nii et lähme edasi. Teine tüüp meil oli terviku leidmine osa järgi, eks ole? Siin ka sobib 1% loogika, siia sobib muideks reegel, selleks, et leida tervik tuleb osa suurus jagada
ja ka da osamääraga on ju. Nii et ainult selle sajandikuteks teed, jah. Aga nüüd ma unustasin kõike. Ilus tüdruk tuli, kõike unustasin. Et mida ma nüüd siis teen? No näiteks terviku leidmine, antud osa suurus ja antud protsendimäär. No näiteks, no mis ma tean, siis leia siis terve pitsa kaal. Sõna terve on võib-olla halb, tavaliselt ei kirjutata. Ehk tavaliselt leia suurus või leia arv kirjutatakse. Kui näiteks 40% sellest, no teeme niimoodi, et ma vastust juba tean, on 240 grammi. Ja? Täpselt sama ülesanne, mis meil tegime, aga meil oli tervik antud. Ja me leidsime, et 40% sellest on 240 grammi. Pane tähele, 40% on 240 grammi. Pane tähele, siin on väga lihtne, et 40%-le vastab 240 grammi. Ja leia terve pitsa kaal. Mis see tervik, mitu protsenti on ju? Mitu grammi ma ei tea, ma pean leidma, aga protsentides tervik on alati 100%, vastab x grammi. Vastab x grammi. Nii et protsentide alla, grammid grammide alla. Kusjuures pange tähele, seekord mul on protsendid vasakul, ükskõik kus nad on. Peaasi, et protsendi alla, arvud arvu alla. Nii et suurused on võrdelised, on ju, eks ole ju. Ehk 240 kasvab siit samamoodi nagu 40% sajani, eks ole, võrdelised. Võrdekujuline võrrand. No ma väga loodan, et see nipp on väga lihtne. Kui te vastavused kirjutate, pange 2 murrujoont ja võrdusmärk vahele ja ongi teil võrdekujuline võrrand. 40 jagatud 100-ga võrdub 240 jagatud x-iga. No võrde põhiomadus ja risti olevate elementide korrutised on võrdsed 40 korda x võrdub siis 100 korda 240. Mäletate, vastus oli meil 600 grammi, oli nii? Vaatame, kas me saame. Me peame saama, ju vastus peaks olema sama. Nii et x võrdub, need nullid lähevad ära jagamiselt, 24 jagatud 4 on 6 ja veel 2 nulli siit, 600 grammi. Saime terviku. No kuidas mina lahendaks? Ma lahendaks, kui 40% on 240, siis 10% on 4 korda vähem, see on 60, aga 100% on 10 korda rohkem, on 600. Ehk siin on võimalik nii peast arvutamise nippe kasutada. Reegel, palun. Mis see reegel oleks? Tervik on siis osa jagatud selle osa määraga, on ju? No kellel on taskuarvuti juures, te saaksite ka 600. Et see on siis reegliga 1% kaudu, ükskõik kuidas. Aga võt, kui on sul kõik unustatud või siiamaani aru ei ole saanud, siis mina sulle soovitan, tee võrdega. Tekstist on juba, kui on see terviku leidmine, sul on öeldud, milline protsent millisele arvule vastab. Ja ära unusta, seda sa ikka pead teadma, et tervik on 100%. Ja siis palun edasi seda võrdekujuline võrrand, risti korrutamise reegel ja korras. Kallid, kas me tohime edasi minna? Jah. Võib? Et kolmas tüüp, et meil on kahe arvu suhte väljendamine protsenti. Et mitu protsenti moodustab üks suurus teisest suurusest. Ja? Et kolmas tüüp. Et mitu protsenti ehk osamäära leidmine protsentidest tegelikult, jah, on üks arv teisest ja üks suurus. No oletame meil seesama pitsa ja me teame vastust juba, et mitu protsenti
on 40 grammine näiteks tükikene, 40 grammine pitsatükk tervest pitsast. Kui suur see osa protsentides on tervest pitsast? Ja terve pitsa oli sul meil oli 240 grammi, oli nii ju. 40% oli 240 grammi tervest pitsast, mis oli meil 600 grammi, on ju? Ehk 600 grammist. No meil oli kõige lihtsam muidu, see on lihtne reegel, no aga võib-olla mõnede jaoks ei ole. Et millist osa moodustab 240 600-st? No ja veel ma taandan 6-ga, eks ole, et siin on 40 piisab mul, jah? Ja selleks, et osa määr väljendada, see on 40 ehk 2/5 ka osa. Aga selleks, et suvalist osa määra väljendada protsentides, kõige lihtsam on korduda 100%-ga. Nii et 10-ga saab 40. Vastus meil oli ammu teada. See oli reegel, oli nii, reegliga. Muideks, võt seda tüüpi väga raske 1%-ga lahendada loogikaga. Et võib, aga raske. Leiate, palju on 1% ja mitu sellist suurust on seal sees, see on raske. Aga vot kuidas meile võrdeabil. Et mitu protsenti on 240 grammi 600 grammist, mis on tervik. See, millest sa otsid osa, see on tervik. Järelikult see on 100%. Palun, 100% on 600 grammi. Ja x protsenti, meid protsent küsitakse, on 240 grammi. Palun, vastavused koostatud, paneme siis vahele need murujooned siia ja võrdusmärgi. Ja mida me saame? 100 jagatud x-iga võrdub 600 jagatud 240-ga. Ja siis on nii, no võrdekujuline võrrand tekkis, lahendame võrde põhiomaduse järgi, et risti olevate elementide korrutised on võrdsed, ükskõik millest alustame, aga parem alustame sellest, kus on x. 600 korda x võrdub 100 korda 240, jah? No ma loodan, et te saate 24 ja veel 0, jah? 24 000. Jagame siis 600-ga, jagamisel võrdne arv. No sa näed, et 40 ja protsenti. Pane tähele, vastus on sama. See on üks lisameetod protsentülesannete arvutamisel. Ja nüüd me teeme pausi, kallid, ja jätkame, eks ole. Ma vaatan, mis ma saan teha siin poiste heaks. Nii et kas te saite aru? Jah. Kirjutate teksti järgi vastavused. Ärge unustage, et see, millest sa otsid osa või protsendi siin, on alati 100%. See on tervik. Tervikust otsite. Nii. Ja siis vastavused, vastavuste kirjutamisel protsendi alla, arvu alla. Protsendid võivad olla vasakul, võivad olla paremal, ükskõik. Ainult ära nihuta neid. Eks ole, ühe ühikuga suurused me kirjutame ühele poolele, teise ühikuga teisele poolele. Okei, kallid, et meil on veel üks tund. Aga te teise tundi ka salvestate? Praegult ära